tere! Hea meel on jälle kohtuda leinakohvikus. Leinakohvik on loodud selle jaoks, et rääkida avatult leinast, rääkida nendest teemadest, mida justkui vaadatakse läbi müütide ja on justkui tabuteemad, aga mis on tegelikult hästi loomulikult ja vajavadki valgust, et aru saada ja mõista, et mis siis päriselt inimese sees toimub leinaprotsessi ajal igasuguste kaotuste juures ja seda normaliseerida ja julgustada ka tegelikult kõiki rääkima ja jagama ja tundma seda, mida sa tunned ja jagama oma mõtteid ausalt ja ka kuulama teisi inimesi hinnanguvabalt. Täna on meil leinakohviku formaat tavapärasest natukene teistsugune, mida ma ise olen juba tükk aega oodanud. Mul on siin täna külaliseks on Kristiina Kase, kes on leinatoetaja ja väga suurte muude lisaväärtustega ka veel ja oskustega. Et täna meil on teemaks on suhtelein. Meil on ka tulnud tänase teema kohta mõned küsimused, millele me siis vastame vestluse jooksul. Aga alustame siis sammhaaval. Ja Kristiina, võib-olla räägid natukene iseendast ja siis liigume sealt sammhaaval edasi. Ja tere Meeli, hästi suur rõõm, et üle pika aja kohvikus olla, leinakohvikus. Enda tutvustamine on alati natuke naljakas, sellepärast et nii palju muutub pidevalt, toimub, aga hästi lühidalt, kui kokku võtta, siis ma arvan, et 4 aastat tagasi hakkas selline suurem enesearengu teekond, mis just sai alguse leinast, hästi suurest emotsionaalsest valust. Ja hakkasin siis erinevaid meetodeid ja inimesi kohtama selleks, et iseendast paremini aru saada. Olen meditatsiooniõpetaja ja hingamisterapeut ja ka siis leinatoetaja. Ja see, miks suhtelein minu tähelepanu kuidagi on eriliselt pälvinud viimastel aastatel, ongi see isiklik kogemus ja see, et ma kuidagi ühel hetkel hakkasin nagu sügavamalt analüüsima, et kui minnakse lahku, siis miks minnakse lahku, mis päriselt tegelikult seal suhte jooksul toimub. Ja avastasin seal väga palju tegelikult selliseid teadvustamata kohti, uskumusi, mingisuguseid harjumusi, käitumismustreid, mis tulevad ka lapsepõlvest. Ja kõik see tegelikult loobki selle, et ühel hetkel inimeste ühendus katkeb ära ja tekib vajadus lahku minna. Et see suhtelein, ma tänasel päeval isegi ütleks, et ei ole selleks, et lahku minna, vaid et selleks, et mõelda, kas on võimalik ühendust taastada. Et hästi lühidalt praegu kuidagi selline sissejuhatus. Väga ilusti öeldud tegelikult, et suhtelein ei ole mitte selleks, et lahku minna, aga mõelda selle peale, kuidas moodi ühendust taastada. Et seda räägib ju ka imago paarisuhteteraapia, kuidas moodi oluline on siis ühendus, kui tekib konflikt. Siis tihtipeale tekivadki kaitsereaktsioonid, kaitsekäitumised, kus me siis hakkame teineteisele haiget tegema, teineteise võidu. Et seal on ühendus on kadunud ja on oluline leida see viis, kuidas moodi ühendust taastada. Just nimelt, ma isegi ütleks, et nii nagu imago on öelnud, et mind see nagu kohutavalt kõnetas, kui ma ühel hetkel sain aru, et 90% sellest, mis paari suhtes toimub, ei ole selle hetke olukorraga seotud, et see on alati mineviku valu. Ja see on väga kõnekas tegelikult, et me kuidagi levib ka selline arvamus, et me ei tohiks minevikus sorida ja ühelt poolt on see õige, et me peame teadlikult tooma tähelepanu ka tänasesse hetke sellesse, mis on praegu hästi, aga kui on korduvad olukorrad, siis see näitab, et me peame vaatama oma uskumusi, harjumusi või siis oma reaktsioone nendele olukordadele. Ja reaktsioonid on siis see, mis toimub meie närvisüsteemis tegelikult, et mõnikord me reageerime kuidagimoodi, me ei saa isegi aru, me ei mõtle seda nii-öelda oma selle mõtleva aju osaga, prefrontaalse korteksiga, vaid me lihtsalt reageerime ilma, et me saaks aru, mis toimub ja see on meie närvisüsteem. Närvisüsteem on see siuke nagu nähtamatu teekaart meie kehas, mis viib kuskile mineviku olukorda, kus mingisugused reaktsioonid on alguse saanud.
just. Ja siis on seesama koht, et okei, et minevikku ei torgi, et mis seal ikka, see, mis on olnud, see on olnud ja oleme tulevikus. Aga tihtipeale ma ütlen ka, et meil on nagu valuprillid on ees, et meil on tegelikult selle mineviku valuprillid ees, mis tähendab seda, et me ei ole olevikus. Me ei näe seda, mis päriselt reaalselt toimub. Seepärast see valu ja seesama see närvisüsteem, eks ju, kogu keha annab märku, et nüüd on ohtlik olukord. Nüüd on sama olukord nii nagu vanasti oli, mis mulle haiget tegi. Ja siis kõik see valu, eks ju, tuleb sinna suhtesse sisse või suhetesse. Ja täpselt, meil ongi valuprillid või mina tavatsen öelda, et meil on nagu sellised filtrid on ees või maskid. Seda saab erinevalt nimetada, aga see sisu on tegelikult sama, et me näeme maailma või kogeme seda maailma praegust hetke läbi mingi valuprisma ja see ei ole kuidagi selle praeguse olukorraga seotud. Ja me siis alateadlikult kogu aeg otsime neid olukordi, et seda vältida, üritame väliskeskkonda kontrollida, teist inimest, et nad ütlesid niimoodi, et nad ei tohiks öelda või ta ei tohiks niimoodi käituda, selle asemel, et tõmmata kogu fookus endale ja vaadata, et mida mina saan teha nii, et see valu, see nupp, mida teised inimesed vajutavad, kogu aeg nagu ei käivitaks mind. Ehk et leida üles enda sees see nupp, et mitte vaadata seda punast nuppu, mis on kellegi teise juures, seda muudkui vajutab seda. Aga tegelikult see nupp on ju minu sees ja ta läheb minu sees, läheb ju lahti, eks ju, et mida siis mina tunnen sellel hetkel, mis minu sees siis tegelikult toimub. Mida ma päriselt vajan, eks ju. Et tihtipeale meil ongi, puudub see oskus oma vajadust sõnastada ja siis tulevadki need erinevad viisid, eks ju, kas siis tõrjumisega, kuidagi agressiivselt oma vajadusi rahuldada, ümber nurga, aga jõuda sellesse kohta, et mida ma tegelikult praeguses hetkes vajan. Ja täpselt, aga siin ongi, ma ütleks, et võib-olla on mingid 3 erinevat sükast komponenti, mida tegelikult nagu vaadata. Et kui me räägime lihtsalt selle näite põhjal, et mis sa ka tõid, et kui me näiteks igatseme suhtes sükast nagu ühendust, igatseme üliväga emotsionaalset ühendust, aga kui näiteks partner hakkab ennast avama, siis meie näiteks põgeneme, see meile nagu liiga kuidagi tundub ebaturvaline mingil põhjusel või siis hakkame partnerit kritiseerima või ühesõnaga loome ise samas selle olukorra, et seda ühendust ei saagi tekkida. Ja siin on, mida mina ise olen avastanud, on 3 asja, mida tuleks nagu enda puhul hakata uurima, on uskumused. Uskumused on nagu väga võimsad mõttemustrid, kuidas meile tundub, et asjad on. Ja mõnikord on need nii nähtamatud, et me tegelikult nii-öelda tavamõistuses või tavamõtlemises kohe ei tuvasta neid ära, aga neid on võimalik, ma ei tea, kas ka kirjalikult hakata lihtsalt üles kirjutama kõik, mis mu uskumused on seotud suhetega või armastusega. Et näiteks, et ühel hetkel inimene avastab, et tal on sihuke uskumus, et naisi ei saa usaldada. Näiteks, siis ei saa, kui see on nii baasuskumus, siis me tegelikult loome kogu seda oma reaalsust selliselt, et naisi ei saagi usaldada. Või kui naisel on uskumus, et ma ei tea, kõik mehed petavad, reaalselt, et kõik mehed petavad, et siis kuidas saaks üldse sihukest ühendust olla, mis oleks turvaline mõlemale poolele ja mis ei lookski seda uuesti seda olukorda, et tõesti inimene hakkab kuskilt kolmandat osapoolelt väljast otsima mingit ühendust. Siis on kiindumussuhe. Ehk siis see, mis meil on lapsepõlves oma vanemaga, põhihooldajaga, sealt tulevad väga suured mustrid tegelikult paari suhtes samamoodi, millest Imago räägib, et on tavaliselt üks pool on selline vältiv osapool ja teine on siis selline ärev, kes siis tahab nagu klammerduda ja kui ei ole teadlikkus, siis nad üks hakkavad niimoodi võitlema, et üks jookseb eest ära ja teine veel rohkem hakkab klammerduma sellesse suhtesse. Et see kiindumussuhe on kindlasti väga oluline koht ja üldse tegelikult vaadata, et milline on minu suhe vanematega, iseenda vanematega. Et see on selline ka, mida väga palju ei taheta sinna sisse vaadata, aga mina võin enda kogemusest öelda, et isegi siis hoolimata sellest, et minu isa suri, ühel hetkel ma pidin hakkama vaatama sellesse, et ma ei ole saanud isa armastust vastu võtta. Kuidas seda siis vastu võtta selliselt, et ma suhetest ei põgeneks, et ma saaksin ühel päeval ka partneri armastust vastu võtta. Et see lihtsalt on see nii kaua see koht nagu tuleb nähtavaks, kui ühel päeval tuleb sellega tegeleda.
Ja siis kolmas koht ongi tegelikult, millest me juba rääkisime, on sellised lapsepõlvehaavad, igalühel on väga nii-öelda isiklikult omad ja sellest haavast lähtuvalt me kuidagi iga stressiolukorras võtame selle kaitsekäitumise, mis on siis mask, filter, valuprillid ja me hakkame kuidagimoodi toimetama, et kas me põgeneme või me muutume hästi selliseks klammerduvaks, sõltuvaks teisest. Noh, neid viise on erinevaid. Et jah, 3 erinevat tooks. Aga need on ju päris sügavad kohad, kus iseenda Jaa. sisse vaadata, et tihtipeale ei näe ju mitte tihtipeale, tavaliselt ei näegi iseenda käitumist, eks ju, lugu on Jaa. üks. Et mina ju teen näiteks kõik, eks ju, et ma ei tea, et meie suhtes oleks kõik hästi. Ja ikka sellest ei piisa, eks ju, aga tegelikult ma ei näe, mis on see minu käitumismuster või see, et ma tahan, et mu partner avaks mulle, räägiks mulle, mis tema sees toimub. Ja samas jällegi ma ise ei ava ennast talle ja nii kui nagu sa tõid ka näite, eks ju, et nii kui ta avab, et siis ma kohe teen midagi, mis muudab selle suhtluse ebaturvaliseks. Aga on sul mingid mõtted, et mis võiksid olla need esimesed sammud, või mis on need esimesed sammud sinu enda jaoks olnud, et mis on aidanud sul märgata iseennast? Siin see põhitrikk tegelikult on, et leida endas üles see vaatleja positsioon. Et ma päriselt õpin endast, et ma ei nagu identifitseeri ennast iga oma mõttega, ega oma emotsiooniga, ka selle valuga, mis üles tuleb või selle olukorraga, mis meil on, vaid õppida ennast nagu kõrvalt vaatama. Et on keegi, kes justkui näeb, ma praegu käitusin nii ja esialgu tuleb see alati tagantjärgi ja me õpime seda kogu aeg, praktiseerides seda vaatlemispositsiooni, et me nii-öelda jooksvalt juba olukordades vaatame, et ta ütles praegu midagi sellist, mis minu sees kohe käivitab mingisuguse reaktsiooni. Ma tunnen, et see kuidagi nagu trigerdab. Ja siis on see hetk, kus võtta paus, mitte reageerida, mitte välja pahvatada, või kui ei oska isegi seda sõnastada, siis lihtsalt olla iseendaga. Kohalolupraktikad on tegelikult, mina näen, et see võiks olla nagu iga inimestega töötaja ja tegelikult ka üldse laiemalt nagu nii tänuväärsed praktikad, kas on see tõesti mindfulness, mingisugused meditatsioonipraktikad, Eestis praktiseeritakse ka, mis on mujal maailmas tuntud, circling, kohaloluring, kus sa õpid iseendaga kohal olema, enda kehaistingutega, enda mõtetega, et sa õpid nagu märkama, sa õpid iseennast märkama, sest kui sa iseennast ei märka, siis sa oledki automaatreaktsioonides lihtsalt, et sul on vaja hakata nagu uurima ennast. Ja loomulikult esialgu ongi keeruline ennast märgata ja võib-olla ei ole ka partneriga nii turvaline ühendus, ja tavaliselt kipub see olema niimoodi, et kui partner vajutab minu nuppu, siis mina omakorda vajutan tema nuppu, et meil ei tekigi seda turvalist ühendust selles nii-öelda kriisiolukorras, et siis oleks hea ikkagi keegi väline osapool, ükskõik mis terapeut see on, kes aitab nagu iseennast reflekteerida, et mis need kohad on, mis mind kuidagi käivitavad ja mis see juurpõhjus seal on tegelikult, kuhu see viib ja aitab ära lahustada selle juurpõhjuse, sest ma olen näinud enda peal, et päriselt on võimalik, et kui mingid olukorrad on kogu aeg nagu toonud mingi ülisuure reaktsiooni ja siis sa töötad selle läbi niimoodi, et sa ühel hetkel vaatad täiesti neutraalselt, see ei käivita sind enam ja see on nii hea tunne endal, et on võimalik see. Ma ei tea, kas see vastas su küsimusele. Vastas küll, aga tuli kohe uus küsimus, et me ju räägime ju suhteleinast ja samas tegelikult me räägime praegu ka nagu justkui toimivast suhtest. Et räägi, mida sina selle suhteleina all mõtled ja sul oli ju ka pealkirjaks panid nähtav ja nähtamatu suhtelein. Jaa, et ma ise ühel hetkel nagu mulle jõudis väga kohal, et see suhtelein ongi see, et mitte ainult see nähtav pool, et kui inimesed juba lahku lähevad, vaid tegelikult suhte jooksul toimub midagi, mis on nagu justkui nähtamatu, mis viib selleni, et inimesed lähevad lahku. Ja kogu see suhtes toimuv on tegelikult see minu jaoks see nagu nähtamatu suhteleina pool. Ja nagu ma ütlesin, et see ei tähenda seda, et kui me teadvustame, et meil on mingi nähtamatu suhtelein, et me oleme kuidagi ühendus on katkenud ja meil on mingid valud üleval, et peab lahku minema. Aga see on nüüd see koht, kus teadlikult
hakata ennast uurima, võtta vastutus ja võib-olla teha ka see otsus, et kui on see kõik see, mida ma igatsen suhtes, sest lein on ju see, et meil on mingisugune kaotus, millega me justkui kuidagi üritame toime tulla. Mõnikord see kaotus on sihuke üldine, et näiteks varem paari suhtes oli sihuke turvaline ühendus ja ühel hetkel ma tunnen, et seda enam ei ole. See võib olla ka midagi partneri juures, et ma ei tea, tal oli tervis väga korras, ühel hetkel ta sai mingisuguse tervisediagnoosi ja siis kogu pere, kogu see suhe tegelikult peab kohanema sellega, et partneri tervis ei toimi enam selliselt kui varem. Või sünnivad lapsed, olukord on täiesti muutunud. Tegelikult suhte jooksul on pidevad olukorrad, kus midagi muutub, millega on vaja kohaneda. Siis on midagi meie enda juures. Me teeme mingisugused, ma ei tea, midagi meil toimub elus niimoodi, et me muutume ise nii palju ja me siis mõnikord igatseme seda, millised me varem olime. Nii et me võime igatseda väga paljusid erinevaid asju, ühendust, turvalisust, mingit kommunikatsiooni, füüsilist lähedust, eks ju, nii seksuaalset kui mitteseksuaalset, austust, avatust, autentsust. Autentsus on mingi sihuke väga huvitav koht, mida ma olen aastanud, mida tegelikult väga paljud igatsevad, aga ei koge, et ma saaksin olla suhtes selline, nagu ma olen, et ma ei peaks kuhugile raami mahtuma, et ma ei peaks olema kuidagimoodi, et partneri armastust välja teenida. Et lihtsalt see, kuidas ma olen, on armastusväärne. Et kõlab ju nii ilusasti. et kõik need igatsused on nüüd need, mis tegelikult lõhuvad ühendust. Et igatsus ja ühendus samal ajal olla ei saa. Ja siis on vaja hästi oluliselt nagu teadvustada ja märgata, et ma kogu aeg igatsen midagi, võib-olla midagi sellist, mis oli minevikus, võib-olla sellist, mida ma ei ole kunagi kogenud, aga ma tulevikus soovin väga saada ja siis ma ei ole rahul selle käesoleva hetkega. Ma ei aktsepteeri seda, nagu praegu asjad on. See tähendab seda, et ma ei ela oma praegust elu tegelikult. Ja siis on nagu väga oluline koht, kus küsida endalt, et kas see igatsus on midagi sellist, mida partnerile kommunikeerida. Kas see igatsus on nüüd midagi sellist, mille osas teadlikult astuda samme. Mina astun esimesed sammud. Et kui ma igatsen austust, näiteks, kas mina olen andnud endast 100%, et ma austan ennast ja et ma austan partnerit, ehk siis see on see, et mida ma toon suhte lauale. Ja et see teadvustamine ja sammude astumine või siis on ka mõnikord see, et ma lasen enda ootustest lahti. Et mõnikord on meie ootused ka sellised, mis on nagu too much, eriti mis puudutab partnereid, need peavad olema sellised ja see ootustest lahti laskmine toob meid tegelikult sellesse käesolevasse hetke ja me märkame, et vau, tegelikult sellel partneril on hoopis sellised kingitused ja see toob mingi lõdvestumise ja rahu. Ehk siis me suudame olla nagu praeguses hetkes. Ehk siis tegelikult on nüansse väga palju. Ma korraga tõin lauale. Ma just mõtlengi, et ühtepidi justkui, kui me läheme suhtesse, siis me tuleme juba mingite läbitöötamata leinadega, kaotustega, mida me oleme kogenud varasemalt, eks ju. See seljakott on meil seljas, eks ju. Me tuleme suhtesse, siis tuleb veel idealiseerimine, armumise faasis on ju kõik on ju suurepärane, et milline imeline partner, ta on nüüd, tervendab kõik mu haavad, ta on kõike seda, mida ma olen vajanud, pole kunagi saanud, eks ju. Ja siis, kuidas moodi hakkab siis järsult välja tulema, et tegelikult temas on erinevaid külgi, eks ju, hakkab see reaalsus kohale jõudma, see on ju jälle kaotus sisse kirjutatud. Ja igas suhtes on ju muutus, suhted ju inimesed muutuvad, meil on kogu aeg olema arengus. Ehk et see kaotus on ju sinna sisse kirjutatud ja siin on siis oluline see paindlikkus, kuidas moodi selle kaotusega ja muutustega toime tulla. Üheskoos, mitte eraldi, eks ju, kaugemale teineteisest minna, aga kuidas moodi seda kõike üheskoos teha. Ja see tõid väga ja täiesti nõus. See tõid nii olulise asja välja, et suhtest nii-öelda isegi suhtest välja minnes meil jääb süke või tekib süke illusioon, et me lähme uue inimesega suhtesse puhtalt lehelt. No tegelikult ei ole see kunagi nii, et kõik eksid on nagu nähtamatuna seal tegelikult ruumis
kõigi nende teemadega, mis meil on üleval, meie närvisüsteemis on veel lahendamata, meie suhted vanematega, kui ei ole lahendatud, siis see kõik on seal nähtamatuna ruumis ja meile tundub, et ja mõnikord ongi, et me ei saa nagu aru, et mis probleemi me lahendame. Et tundub, et on kellegi laiali jäetud sokkide probleem, tegelikult on seal hoopis mingi ema või isaga teema või siis on üle-eelmise eksiga oli mingi, mis iganes asi, et see ei ole selle hetkega seotud ja see muutus, see pidev oskus kohaneda. See on ikka ülioluline, koos kasvada ja näha, et partner muutub, mina muutun ja mitte klammerduda sellesse, mis kunagi oli. Ja üks hästi huvitav koht, mida ma märkan ka, et üks asi on see, et igatsetakse, et see on nagu see valukoht, mis tuleb ülesse. Aga mõnikord suhteleina tundemärk on ka see, kui me kogu aeg viime ennast mingisse positiivsetesse mälestustesse või vähemalt sellesse ühte näiteks, et meil oli üks reis, mis oli üliäge ja me kogu aeg nagu üritame sinna sisse minna ja neid häid emotsioone sealt kätte saada, et vot siis oli meil hästi, mis iseenesest nagu tundub nagu hea, aga samas see nagu ei tegele selle praeguse olukorraga või see viib meid kuskile minevikku, on ju, ja see minevik on läinud, et ka tegelikult positiivseid asju nendesse ei maksa klammerduda, ütleme niimoodi suhte jooksul. Aga seda ju ka ei märka, eks ju, et ongi lugu on peas, et meil 3 aastat tagasi oli kõik hästi, nüüd on endiselt kõik hästi ja siis me kujutamegi endale ette seda, aga tegelikult nägemata reaalsust, et võib-olla on tükk aega on juba mingisugused märgid, et on vaja mingisuguse teemaga tegeleda. Aga ei, meil on ju kõik hästi, seepärast 3 aastat oli kõik hästi, eks ju. Et siis sinna võib ka täitsa ära kaduda, et ei peagi olema ainult selline negatiivne kogemus. Et ongi positiivne, me võime positiivset leinata, negatiivset ja siis ongi need nii-öelda nagu illusioonid või unistused, mida meil ei ole kunagi olnud, aga me tahaksime kogeda. Ehk et me jälle ei ole hetkel kohal, me ei näe seda inimest, kes tegelikult meie ees on. Tihtipeale on ju ka eriti paarisuhetes on ju niiviisi, kas siis suhte ajal või peale suhte lõppu tema, sina. Ehk et fookus on teisel, mitte minul, eks ju. Et kuidas seda tuua endale, et mis selle minu sees toimub, mida mina tunnen, mida mina vajan, eks ju, mis on see minu panus, mis on need minu sammud, mida mina olen teinud ja kas, eks ju, on siin midagi, mida ma tahan muuta, alati ei pea olema, eks ju, võib-olla. Mul kuidagi jälle tahab tulla see ongi isikliku vastutuse võtmine ja fookus endale, et see õpid ennast nagu märkama igal hetkel tegelikult, mis mind käivitab ja sa õpid märkama, sa õpid tegelikult tundma enda keha ja enda närvisüsteemi, sest närvisüsteem on see, mis loob seda meie seisundit meie sees, eks ju. Et kui ma olen kogu aeg võitle või põgenes või midagi mulle tundub nagu ohtlikku, siis ma ei saagi kogeda, ma ei saa nagu praeguses hetkes kohal olla ja nagu tunda rahutunnet või rõõmutunnet või armastuse tunnet tegelikult. Et kui partnerid on stressis, sellel hetkel nad ei kogegi armastust. Et see armastus tuleb siis, kui keha on lõõgastunud. Ehk siis võib-olla soovitus oleks ka, et kui on mingid sellised olukorrad, kus tõesti partnerid kogevad, et nüüd on nagu mingi kaos on selles mõttes käivitunud, et üks on valus, teine on valus ja kipub tulema see võitlus sisse, siis võtta nagu time out, tõesti, minna ja rahustada oma närvisüsteem maha ja siis ühenduda uuesti, sest ei ole võimalik ka, me kipume ka isegi lastega, me kipume, kui laps on endast väljas, me kuidagi tahame talle selgitada mingeid olukordi, aga ta ei ole võimeline seda infot vastu võtma ja meil täiskasvanutel on samamoodi. Kui me oleme erroris, siit on kõik välja lülitunud, ainult emotsioon, ainult närvisüsteem nagu keha toimetab, siis me ei ole võimelised üldse ühenduma teisega ja see on täiesti normaalne. Et me ei peagi kuidagi tekitama seda illusiooni, et meil igal hetkel partneriga saab olla ühendus. See on pidevalt muutuv, sest me ka iseendaga meil ei ole kogu aeg seda ühendust. Aga me peame seda teadlikult, me saame seda taas luua, ütleme siis niimoodi. Ja see kõik hakkab endast.
Ja rääkides iseendast, et kui sa enne kui ütlesid, et see kohalolu on hästi-hästi oluline, et ja üldse aru saada, mis see reaalne olukord tegelikult on, et ma olen siin ja praegu, siis, aga kui me vaatame, kuidasmoodi, milline meie lapsepõlv tavaliselt öeldakse hästi tihti 2-3-aastasele lapsele ära jonni, ära karju, ära nuta. Sellepärast, et siis on emmel või issil on halb olla, emme ja issi läheb närvi, mis iganes stsenaariumid neid seal on, eks ju. Ja siis tegelikult ju laps õpib, et ahah, ei ole okei tunda tundeid, ei ole okei väljendada oma tundeid. Võib-olla isegi mõnel juhul võib see olla ohtlik, kui sul on olnud kas siis füüsiline või emotsionaalne vägivald, kui on laps, eks ju, tundeid väljendanud. Ja siis täiskasvanu elus ongi, et on ohtlik tegelikult. Ma olen nii haavatav, ma lähen katki, kui ma kellelegi näitan seda, mis minu sees on. Et siia jõuda, et ma päriselt ka tulen iseenda sisse ja mida ma tunnen ja ma olen ka valmis seda väljendama. Et selleks tihtipeale on vaja sellist väga emotsionaalset turvalist keskkonda, see võib olla teekond tegelikult omaette. Ja absoluutselt. Ja mõnikord ongi nii, et on vaja seda kolmandat osapoolt. See on terapeut, keegi, kes suudab hoida seda turvalist ruumi, kui mina seda vajan. Et see ei peagi ilmtingimata alati olema partner, kes mulle ruumi hoiab. Sest see on paratamatu, nii nagu ma ütlesin, et kui ühe valud on käivitunud, et siis ma vajutan mingisuguse ühe sõnaga teise valu peale, siis ta ei ole seda võimeline ja see on täiesti okei. Aga meil on vaja olla autentne, meil on vaja kogeda seda emotsiooni, meil on vaja nii-öelda jagada oma mõtteid ja see on tohutult tervendav, kui sa saad olla selles ruumis, kus kõik on vastu võetud, ilma et keegi annaks hinnanguid, ilma et keegi pisendaks midagi. See toimub nagu tohutu mingisugune lõdvestumine, tohutu transformatsioon tegelikult ja kehast vabanevad emotsioonid selliselt, kui me lihtsalt lubame ja lõõgastume sellesse, on ju. Aga kehas püsimine võib olla ka väga, ütleme niimoodi, keeruline, kui mingil põhjusel, mis on toimunud kunagi minevikus, see ei ole nagu turvaline, ehk siis meil võib olla ka vajadus tõesti spetsialisti abi, kellega luua seda turvalist ühendust oma kehaga. Sest ma olen ise aru saanud, et mul endal ühel hetkel oli see ühendus kehaga katkenud ja lihtsalt emotsioonide neid kogunes minu kehasse nii palju, et see lihtsalt prahvatas välja, aga see tunduski kõik nagu nii intensiivne, et ma ei saanud aru, mis toimub, miks toimub. Ja siis see oligi see hetk, kus mina nii-öelda suundusin Meeli sinu poole, sest ma tundsin, et ma vajan nagu abi. Ja sa hakkasid midagi ütlema. Ja hakkasin ütlema ja siis fookus läks, kohe sukeldusin sellesse, mis sa jagasid ja siis see läks juba täitsa kõrvale. Ja mul tuleb praegu veel üks asi, mis ma tahtsin öelda. See turvalise ruumi puhul ongi, et inimene, kes on ise oma valud läbi töötanud või kes on ise endaga kohtunud teatud maale, saab hoida teisele ruumi. Inimene, kes veel ei ole mingil, mis iganes põhjusel, see ei olegi õige või vale, lihtsalt, et me ei pea alati ootama partnerilt seda, et partner peab olema see ja see ja see ja see ja nii tubli ja hoidma ruumi. Ma tean, et mul endal on olnud mingil hetkel seda, et ma kuidagi liiga palju ootasin partneril. Et tegelikult on täiesti okei leida see turvaline ruum või turvaline ühendus kuskilt väljast. Tegelikult seda ma tahtsingi öelda, et tihtipeale on ka niiviisi, et ongi partnerlussuhted sellised, kus vähemalt ühel osapoolel on see võimekus kuulata ja olla kohal ja kohale jääda, aga mõnikord sellest ei piisa. Isegi kui tal on see võimekus olemas. Ja see on ju ka täitsa oskus omaette, kuidasmoodi jääda ühendusse siis oma partneriga, kui ta räägib valukohtadest või tegelikult, kui me räägime suhetest, me ei räägi ainult partnerlussuhetest kui suhtepartneritest, aga tegelikult need ju lähevad sõprussuhetele lastega, erinevatele suhetele kanduvad, tööalastele suhetele näiteks. Et see oskus, et kui teine inimene räägib, isegi kui ta ütleb, et näed, sina tegid teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat, eks ju. Et kuidasmoodi siis kuulata teda täitsa hinnanguvabalt ja vaadata teda läbi sellise pilgu, et ta räägib praegu, et tal ongi oluline praegu väljendada seda, mis tema sees toimub.
ja ma jään kohale, mul ei ole vaja ennast kaitsta, eks see ei ole minu rünnak. Tal on vaja seda jagada ja ma olengi tema jaoks olemas. Et see on täitsa oskus omaette. Ja, aga see algab nüüd jälle sellest, et kui ma tunnen ära, mis kohas olen mina, kas mul on ressurssi, kui ma ise tunnen juba, et ma nagu nii-öelda lappan, et mul on olnud selline päev, et mu närvisüsteem on totaalselt nagu erroris ja mul tegelikult ei ole ressurssi hoida partnerile ruumi, siis kui see on hästi ilus, kui partner tuleb ja küsib või kuidagi see kujuneb niimoodi, et ma saaksin ära väljendada seda, et mul tegelikult ei ole hetkel ressurssi sulle ruumi hoida, sest ma olen ise totaalselt terroris. Ma vajan ise ruumi hoidmist. Et see lihtsalt see enda märkamine jälle, et kas ma saan hoida ruumi või mitte. Ja teiselt poolt ka jälle, et kui ma panen maski ette, et jaa, ma olen sinu jaoks olemas, ma kuulan, aga minu sees käib torm, eks ju. Tohutult mingid valukohad käivad läbi, aga ma teen näo, et see ei puuduta üldse mind, siis ühel hetkel saab ka see ressurss ka siit poolt otsa. Et ma ei ole enam võimeline ja siis käib plahvatus, eks ju. On rahulik ja siis on jälle järsult plahvatus. Kõik on teistpidi. Aga me oleme päris palju rääkinud suhtes olemise leinast. Aga vaatame nüüd seda teist poolt ka, et kui nüüd ongi niiviisi juhtunud, et suhe on ära lõppenud, et need valukohti, mis iganes põhjused seal ka ei ole, et kas see on siis valu tõttu ära lõppenud mõnel muul põhjusel. Kuidas sellega üldse toime tulla? Või mida sellest üldse oodata, et mõnikord on ju ka niiviisi, et okei, mina võtsin vastu otsuse, et ma lõpetan suhte ära, mul on kõik on läbi mõeldud, ma olen ette valmistunud või just kui ma olen nagu tahtnud või ma olen kõik selleks teinud, et see suhe ära lõppeks. Ja kui see aeg on käes, võiks siis arvata, et kõik on nagu, käib niiviisi, emotsioone ei ole ja muudkui lähen liigun oma eluga edasi. Minu enda isiklik kogemus on selline olnud, et mul tuli siis väga kuidagi intensiivsed, tugevad emotsioonid üles, nii et ühtepidi ma küsisin enda käest, Meeli, mis nüüd juhtus? Ja teisalt, eks ju, siis nutsin kõva häälega ja olin täiesti endast väljas, eks ju. Ja samas nagu suhtesse tagasi ka enam minna ei tahtnud. Kuidagi sellised väga omapärased reaktsioonid on, aga millised on sinu kogemused või teadmised selles osas? Ja ei, mul on sama kogemus tegelikult olnud korduvalt, et leina puhul, see on sinna sisse kirjutatud, et see emotsionaalne valu tuleb läbi kogeda. Isegi siis, kui sa teed ise selle otsuse, siis see tuleb lihtsalt läbi kogeda, sest selle muutusega sa pead kohanema. Ja mõnikord on ka nii, et ongi, et kui varasemalt mingite kaotustega ei ole teadlikult võib-olla tegeletud, kuidagi on mingisugused emotsioonid jäänud sisse, siis lihtsalt see on nüüd see olukord, kus kõik see tuleb välja. Emotsioonidega on selline huvitav lugu, et tegelikult neil ei ole nagu neid lipikuid küljes. Et see, kui ma nutan, on nüüd ainult selle olukorra pärast. Et ma võin nutta ka väga paljude muude olukordade pärast, lihtsalt praegu on see võimalus mul kuidagi seda kogeda, see endast välja saada. Et see emotsionaalne pool, et lihtsalt tuleb, see on tegelikult, see tekitab natukene niisugust vastumeelsust, sest me justkui tahaks kiiresti, et see asi toimuks, aga meil ei ole võimalik seda ette planeerida. Ja mulle tundub, et leinas, kui siis on see tõesti see olukord, nii suhe on nüüd lõppenud, siis me pidevalt tegelikult balansseerime selle vahel, kuidas me tasakaalustame või kuidas me reguleerime oma närvisüsteemi, rahustame ennast maha, natukene rahustame mingite praktikatega, mingite asjadega, mis tõesti meid toetavad ja annavad nagu lisaressurssi ja samas natukene jälle lubame seda valu välja. Jälle kuidagi leiame selle mingi ressursi, mis meid aitab ja jälle natuke laseme seda leina välja. Et muud moodi lihtsalt ei ole võimalik sellega toime tulla. On sul mõni selline, segan nüüd jälle vahele vaata, eks ju? On sul mõni selline lihtne praktika, mida saaks praegu läbi teha ja siis mida on siis võimalik täitsa iseseisvalt läbi teha? Kui ei ole, siis on ka okei ajaliselt võttes. No mulle endal on isiklikult väga palju, aga ütleme, et see põhiline, mis on kõigile tegelikult alati kättesaadav, on hingamine. Kui sa tunned, et midagi on liiga palju, oletame, ma räägin nüüd võib-olla ka sellest, et kuidas üldse emotsioonid kehast vabanevad, et kui me nutame ja tuleb mingi kurbus ülesse, ütleme, et see on circa paar minutit, siis on see selline esmane
emotsioon ja meil on väga hea see välja endast lasta. Kui me nutame juba tõesti 20 minutit ja me tunneme, et pidama ei jää, nutt ei jää pidama, siis tegelikult on see närvisüsteemi jaoks juba liiga palju. Et siis me peame midagi tegema selleks, et iseenda keha rahustada, sest muidu me nutame 2 tundi järjest. Et me lähme sinna kuskile traumareaktsiooni tegelikult oma kehaga. Ja väga hästi alati aitab hingamine. See on nagu nii lihtne, kõigile kättesaadav, inimesed lihtsalt võib-olla alati ei usalda seda, et see hingamine tõepoolest aitab. Sügavalt kõhtu hingamine ja nii-öelda aitab see, kui me, no näiteks 4-8 hingamine, et sa 4 sekundit hingad sisse ja 8 sekundit välja, et 2 korda pikem on see väljahingamine ja tunned tõesti, kuidas sa hingad siia kõhtu. Et kui me oleme stressis või oleme ärevad, siis me hingame ainult siia ülesse, nii-öelda rinnakusse, mõnikord me lausa hoiame hinge kinni ja selleks, et oma närvisüsteem maha rahustada, tuleb hingata sügavalt kõhtu. Sa võid hingata ka lihtsalt 4 sisse, 4 välja või siis 5 sisse, 5 välja, aga oluline on, et see kõhtu hingamine toimuks. Me võime praegu korraks läbi teha, et ma hingan sisse, Teeme läbi. sisse 1, 2, 3 ja välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisse 2, 3, 4, välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et selline ja seda tõesti teha nii 3-5 minutit, siis see tegelikult töötab ja tuua lihtsalt kogu oma tähelepanu hingamise juurde. Nendest kurvadest lugudest, mõtetest korraks hingamise juurde. Et see hingamine on tõesti hästi lihtne asi. Ehk et kui ma kokku võtan, siis see sõnum oleks siis see, et tunnete lubamine ja väljendamine on hästi oluline, aga samas ka oma närvisüsteemi reguleerimine ja toetamine, et me seda liialt üle ei koormaks. Peame justkui nagu mõlemaid tegema, et ühtepidi väljendama, lubama endal ja teisalt jällegi hoolitsema enda eest, et liiga palju ei oleks meie närvisüsteemi jaoks. Just. Ja siis on see moment, et kui me nutame juba tegelikult, no näiteks seesama nutmise näide, kui me nutame pikalt, siis me tegelikult oleme ilmselt oma mõtetega emotsiooni taastootnud. Ehk siis esmane emotsioon tuleb ära ja me hakkame midagi mõtlema ja tuleb uuesti kurbus peale. Ehk siis jälgi oma mõtteid ja ära nii-öelda sa saad oma mõtted viia kuskile mujale või otsustada, et sa ei mõtle praegu neid. Praegusel hetkel võtadki endale, ka Leinas on võimalik võtta endale sihuke aeg, kus sa mõtled need kurvad mõtted ära, lubad endale emotsioonid ära ja siis sa teed midagi muud, mis annab sulle ressurssi, mis rahustab su närvisüsteemi nii-öelda pikemas perspektiivis. Et see oma mõtete jälgimine on tegelikult hästi oluline, sest ma olen ise seda nii palju teinud, et ma taas toodan nagu seda valu enda kehas oma mõtetega. Ja siit me jõuamegi tegelikult ühe küsimuse või jagamiseni ka, mis nüüd Leina koolini jõudis. Näiteks selline mure oli, et on lahkuminek toimunud juba päris tükk aega tagasi, mitmed aastaid tagasi, aga ikka tulevad emotsioonid üles, et inimene väljendab oma emotsioone, kõik lubab endal tunda. Kuidagi see nagu ikkagi kordub ja juba mitmeid aastaid. Arutame natuke sellel teemal ka. See on tegelikult see sama koht, mida ma ka juba välja tõin, et ma olen näinud, et emotsionaalse valu puhul või nende olukordade puhul, kus minnakse lahku, ühel hetkel on oluline jõuda selle nii-öelda olukorra aktsepteerimiseni. Et nii on, ma võib-olla ei ole sellega, ma ei tahaks sellega üldse nõus olla, et me lahku läksime, aga see peab saabuma, sest kui seda olukorda ei aktsepteerita, ei võeta vastu, et mindi lahku, justkui kuidagi nagu üritatakse taas luua midagi, mida ei ole võimalik enam taas luua. See olukord on juba möödas, see on minevik, siis me tegelikult justkui nagu võitleme iseendaga, sest juba on see olukord toimunud. Ja siis selle olukorra vastuvõtmine või aktsepteerimine nagu toob meid sellesse hetke. Ja ma tean, et see on nagu keeruline, aga seda on vaja nagu ühel hetkel teha. Et
et ma ei pruugi nagu leppida, seal on nagu terve rida nii-öelda teooriaid erinevaid, kes räägivad, et tuleks kuidagi andestada endale, andestada teisele osapoolele. aga mina leian, et kõige olulisem on see aktsepteerimine, sest see aktsepteerimine toob selle muutuse, et ma nagu lõdvestun, et nii on. ja ma päriselt nagu lõdvestun sellesse, et nii on ja ma ei saa seda muuta. aga noh, see on noh, nagu sa ütlesid ka, et see on ju täitsa teekond, et kuidasmoodi sinna Ja. jõuda ja seal ei ole ka seda ülehüppamise võimalust, et kui sa Ja. ennem ütlesid, et me tahame ruttu emotsioonid ära kogeda või kõige parem, kui üldse ei koge, eks ju. jah, Siis siin on ju samamoodi ja niiviisi võibki tegelikult kogu see leinaprotsess võibki ju jääda kestma hästi-hästi pikalt, et me jääme ja, kuidagi taga nutma. Üks asi, ja, mida ma olen märganud ka leinatöös, on see, et noh, võiks ju vaadata näiteks sinu jagamise põhiselt, et kui meil on eesmärk jõuda aktsepteerimiseni, mis on selle ees. Mõnikord inimesed ütlevad ise ja, välja, et aga ma tegelikult ei tahagi sellest igatsusest lahti lasta, ma ei taha nendest mälestustest lahti lasta, ma ei taha nendest ilusatest kogemustest lahti lasta. ja, Siis ongi, aga seal on juba ju otsus tehtud. Ma tahan hoida minevikust kinni. Ma ei taha seda ära lõpetada enda jaoks ja siis ma kogu aeg hoiangi selles emotsioonis mingi sõna, mingi lause, kuskilt muusika, midagi tuletab mulle meelde seda ilusat mälestust või siis ka negatiivset mälestust. Ja siis ma tunnen jälle neid emotsioone, ma kogen samasugused tunded, nagu ma siis kogesin ja ma hoian ennast aktiivses leinaprotsessis. Negatiivsete mälestustega on samamoodi. Et siin on see, et ma ei saa seda ära unustada, sellepärast et siis ma olen justkui nagu tühistanud ja justkui nagu talle andeks andnud või aktsepteerinud seda, et ta niiviisi minuga käitus, eks, et ta niiviisi halvasti käitus ja ma ei taha seda teha ja siis ma kannangi seda valu ja emotsiooni endaga siis järjepidevalt kaasas. Ja siis ma tulengi sellega, ma lähen järgmisesse suhtesse, ma viin selle valu sinna suhtesse ja siis kogu aeg olen selles leinaprotsessis. ja täiesti nii hea, et sa selle välja tõid, et tõepoolest nii ongi, aga seal ei ole nagu võimalik, kuidas ma siis ütlen, see ongi teekond ja ma olen ise mingites suhetes, ka mis puudutab, ütleme, et mis ei ole nagu mis ei puuduta romantilist paarisuhet või mingeid muid suhteid, teinud läbi selliseid nagu hüvastijätu rituaale, kuidagi protsessin seda, et mis on täpselt see, millest ma kinni hoian, miks ma hoian kinni ja kuidas ma saan lahti lasta. Ja selleks aitab tegelikult leinatoetaja või leinanõustaja väga hästi, kes aitab nagu näha selle koha läbi, mis on see, mis on seal ees, selle eesmärgi ees. Ja tegelikult me ise ütleme need kõik välja, et samamoodi leinanõustaja töös on oluline kuulata, mida inimene räägib ja siis ta kohe annab oma võtmed ka kätte, et mille pärast see protsess on seal seiskunud. Ja see on jälle see koht, et nii nagu sa jagasid ka paari suhtes, on hea tihtipeale see kolmas osapool sinna juurde tuua, et siis leinatöös samamoodi, et me ise ei kuule iseennast, aga me muudkui räägime oma võtmetest, oma vastustest tegelikult, et need on meil kõik meie sees olemas. Ja tegelikult see kolmas osapool või siis antud juhul teine osapool siis ongi see, kes on peegliks ja siis või siis aitab natukene niiviisi lähemalt vaadata, et mis siis tegelikult siin sisemuses toimub. Just, et need on jällegi otsuse kohad ka, eks ju, et võib ka elada valuga elu lõpuni edasi ja võib-olla see annab ka mingisuguse turvatunde, võib-olla aitab ühendust hoida, vähemalt mentaalselt tekib selline kujutelm, et ma ikkagi olen ühenduses veel selle inimesega, selle kogemusega ja mul on niiviisi turvaline, et kui ma selle ühenduse ära katkestan, et mis siis saab? Ja siin on veel selline koht, mida ma tooks välja, et inimesed on tegelikult sõltuvuses ka kortisolist ja adrenaliinist ja see on meie kehale nii turvaline ja mõnikord me ei saa isegi aru, et me ise loome dramasid, me ise kogu aeg luubime kuskil valus, sest me nagu see on nii, kehale pakub midagi. Ja see on ka tuttav, eks ju, tihtipeale. Ja see valu on nagu justkui turvaline ja et see, et meil ei ole valu, siis meile tundub, et me siis kuidagi oleme tundetud või kuidagi nagu tühi või kuidagi nagu ja et see on oluline koht, mida märgata. Pole millelegi toetuda, valu on kogu aeg olnud ja nüüd on ta ka edaspidi. Korraks vaatan ka küsimused üle, mis meieni veel jõudsid. Näiteks tegelikult isegi täitsa loen ette ühe jagamise ja arutame sel teemal.
Üks inimene siis kirjutas, et oli lühike või intensiivne suhe. Mees hakkas eemalduma ja mina klammerduma, ühendust otsima. Lõpuks ta loobus suhtlemisest ja suhe jäi ka nii-öelda ametlikult lõpetamata, kuigi ma soovisin, et ta ütleks, et tema poolt on asi lõppenud. Tema on edasi liikunud, aga mina ei saa sellest emotsionaalsest valust mitte kuidagi välja. Kuigi püüan eluga edasi minna. Ikka loodan, et võtab ühendust, kuigi tean, et ta ei võta ja ei vasta ka sõnumitele. Mida teha, et sellest valust vabaneda ning igatsusest? Mis mõtted sul siin tekkisid? Tegelikult me oleme sellest juba rääkinud. Esiteks võib-olla see juba selline dünaamika, mida varasemalt ka rääkisime, mis puudutab nüüd kingimussuhteid, et on üks pool sihuke nii-öelda eemal hoidev, et ta tunneb, et ta nagu lämmatatakse kuidagimoodi või kuidagi nagu see on liiga palju talle mingil põhjusel. Ja teine pool siis on see, kes justkui tahab seda ühendust rohkem. Et seal on hästi oluline jälle nagu teadvustada, et mida, et kuidas luua seda ühendust niimoodi, et mõlemad pooled tunneksid, et see nagu, et see on turvaline, et see on turvaline ka nendes nii-öelda pisikestes nüanssides. Ja aga kuidas sellest nii-öelda üle saada, et see, et feeling is healing. Inglise keeles on see väljend, et tegelikult kõik see valu tuleks lihtsalt läbi kogeda. Ma märkan, et siin võib olla see soov ja taotlus, mis on väga inimlik, et see juhtuks juba nagu kiiremini kuidagi. Et need emotsioonid kuidagi lahtuksid kiiremini. Mõnikord on ka see, mis mul kuidagi praegu meenub, et inimesed räägivad hästi palju, et nad tunnevad ja kuidagi kogevad seda valu, aga nad päriselt tegelikult ei koge seda kehas. Et see on nüüd hästi oluline asi ka nagu eristada, et kas sa päriselt oma kehas koged seda emotsiooni või sa lihtsalt räägid, et mul on praegu valus, nii nagu meie praegu räägime, et me võime rääkida ka väga rasketest asjadest, aga see rääkimine ei vabasta seda valu kehast, emotsiooni kehast. Ja mõnikord ongi võimalik ja tegelikult ühtepidi rääkimine ja jagamine on hästi-hästi oluline, väga väärtuslik ja vajalik, ja teisalt võib ka sinna lõksu sisse jääda. Muudkui räägin ja räägin, mul tulevad jälle need emotsioonid üles ja tegelikult ma ei tee nendega midagi, eks ju, nad jäävad sinna ripakile ja siis ma jälle uuesti räägin ja viin läbi lugude, läbi jagamisega ennast sinna valu sisse. Aga teine nüanss, mis ma siit kirjast ka välja loen, on lõpetamatus. Et mis on Leinas on hästi-hästi oluline ja kuidasmoodi hästi tihti, eriti suhete puhul, me oleme nii harjunud sellega või me nagu ootame, et keegi teine teeb midagi, et siis meil on hea olla. Et see on samamoodi, räägin sellest julgelt, sellepärast, et ma ise täpselt samamoodi olen täiskasvanuna teinud. Ausalt öeldes ka üsna hiljuti. Oli uus märkamine, eks ju. Et see on nagu lapse tasand tegelikult. Laps, kes ootab oma vanemalt seda, et see vanem hoolitseks tema eest. See vanem teeks seda, et lapsel oleks hea. Kui me selle mustri ära muudame, kui meile jõuab teadvusesse see, et oot, minu sees on, mul on vaja lõpetatust. Ma saan seda ise tegelikult endale luua. Mul ei ole vaja, ma ei pea jääma ootama, ma ei pea jääma valu kätte. Et keegi teine tuleb ja aitab mind sellest valust välja või keegi teine teeb midagi selleks, et ma ei tunneks seda valu. Ma saan ise ära lõpetada. Terapeutiliselt on olemas ka erinevad metoodikad selle jaoks, mis siis aitavad. See on ju oskus tegelikult. Oskus, mida me tihtipeale omandanud ei ole. Et kuidas seda siis päriselt teha. Aga seda on võimalik ka ise enda sees seda protsessi läbida sellisel viisil, et inimene kogeb, et ma olengi nüüd selle suhtega ise enda jaoks ära lõpetanud. Tema on eemaldunud, temalt ei ole tulnud seda, mida ma olen vajanud lõpetamiseks, aga ma saan seda pakkuda ise endale. Ma ei pea selle valu sees kannatama. Ja hästi oluline, et sa selle välja tõid. Tegelikult ongi, eriti veel, mis ongi, et kui on inimesed elavad ja on justkui kuidagi on lihtsam isegi nagu mõelda selle peale, et see teine pool võiks kuidagi moodi olla. Aga kui näiteks on tõesti, me räägime surmajuhtumist, kui inimene on lahkunud, meil kuidagi seda lõpetatust ei ole, sest me ikkagi oleksime tahtnud veel midagi öelda või kuidagi moodi meil jääb see lõpetatus justkui õhku, siis tõepoolest, ma olen ise ju sinu juures, Meeli, seda kogenud, et mingite asjade välja ütlemine ja on erinevad töövahendid, mis aitavad nagu seda lõõgastust tuua või seda nagu lõpetatust tuua, et see rahu saab saabuda.
Ja mida ma jällegi kuulen, seda on ka nii huvitav on kõrvalt siis näha, kuidasmoodi need inimesed, kellel on keegi ära surnud, ütlevad, et nendel on lihtsam, kellel see inimene, kellega suhe on lõppenud, on alles jäänud, on elab ja siis vastupidi, et need, kellel on suhe ära lõppenud, inimene elab, ütleb, et see on palju talumatum kui see, kui ta oleks ära surnud. Siin ma hästi julgustaks vaatajaid, kuulajad, et ei ole vaja võrrelda, mõlemad võivad olla väga talumatud. Sõltumata siis sellest, kas inimene elab või mitte, tegelikult elavate inimestega on ju ka tihtipeale jällegi kõik see, millest sa ka oled rääkinud täna peaaegu juba tund aega, et meil puudub see oskus lõdvestuda teineteise jagamisse, et päriselt lihtsalt kuulata, mitte võtta isiklikult, mitte minna oma valukohtadesse, et anda see ruum ja võimalus teisel jagada ja siis samamoodi ise jagada sellisel viisil, et ma kogen, et ma olen vastu võetud, ma olen mõistetud ja me saame selle koos ära lõpetada. Ideaalis muidugi teraapias on ju ka on olemas erinevad metoodikad ja lähenemised ka suhte lõpetamiseks, et kuidas seda siis sellisel viisil teha, et ei jääks neid lahtiseid otsi, et kõik mõlemad osapooled saavad ära jagada selle, mis neil südamel on, mis on jäänud välja ütlemata. Ja seda teha turvaliselt ja hoitult, et tuua seda lõpetatust, see oleks ideaalne variant. Aga seda ideaali mõnikord on võimalik, aga mitte alati ei ole võimalik jällegi saavutada, siis on võimalus, kuidasmoodi iseenda sees need suhted ära lõpetada. Ja jällegi, sõltumata suhtest on sõbrannasuhted on ära lõppenud, kus on väga-väga intensiivne valu ja kogemus võib esile tulla, võivad olla ootamatult lõppenud suhted. Inimesed tihtipeale räägivad, et ma isegi ei saa aru, miks see suhe läbi sai, aga järsult ta sai minu peale nii pahaseks. Ja see suhe lõppes ära ja ma siiamaani ei tea, mis seal siis tegelikult toimus, eks ju. Et kuidas nende olukordadega toime tulla, et kui seda teist osapoolt seal ei ole, on täiesti võimalik, et me saame iseennast toetada. Võib-olla siin ongi vaja uskuda sellesse ja omandada need tööriistad. Kuidasmoodi ma saan iseennast toetada? Ma ei pea sõltuma teiste toest, teine tugi on super, see on väga vajalik, teiste tugi. Ja see on ka hästi oluline ja vajalik, et ma ise oskan ennast toetada ka. Mis mõtted tunded sul on seal teisel pool? See, et sa selle usu praegu siia nii-öelda lauale tõid, et see on hästi oluline tegelikult ja see on ka see, miks mina täna sellest räägin, et on võimalik, see kõik on võimalik, et me kuidagi oleme harjunud ennast tegema hästi väikseks ja näeme maailma läbi mingite kogemuste, aga on võimalik nagu laiendada enda seda, kuidas asju näha ja tõepoolest nii suurtest valudest on võimalik läbi minna. Kõigest on võimalik läbi minna. Tegelikult me loome sellist nagu reaalsust täpselt nii, nagu me usume ja jõuda sinna kohta, et nagu nii valusast kohast jõuda sinna, et sa näed seda, ei tea, kas nüüd kingitusena, aga mina võin isegi näha mingisuguseid väga valusaid kohti kingitusena, siis lihtsalt see on mingisugune protsess, mida ma olen nagu läbinud. Ja see, et iseennast on võimalik aidata, on ülioluline ja kui ei ole tööriistu, siis neid on võimalik õppida, neid on võimalik saada ja täpselt Leinakool on nüüd see küll täiesti õige koht, kus neid tööriistu hankida iseenda toetamiseks. Enamus me ju läheme sinna iseenda jaoks ja selleks, et enda asjad saaksid läbi töötada nii, et me suudame mis tahes inimesele või mis tahes hetke olukorras teistele ruumi hoida. Et jaa. See on kohe nii hea selline juba täitsa kokkuvõttev pool, samamoodi see usk iseendasse ja see teadmine, et on võimalik sellest läbi minna, et iseenda sees on ressursid, on võimalik omandada erinevaid oskusi ja teadmisi, kuidas moodi iseennast toetada. Küsin veel ennem, kui päris kokku võtame, see tund aega on juba väga kiirelt mööda läinud, peaaegu tund aega. Küsimus oli ka, kui kohe loen täpselt selle küsimuse ette. See oli leina pikkuseks, kui kaua on okei olla suhteleinas? Ja minu arust on niimoodi võimatu öelda, kui kaua on okei. See sõltubki sellest, kui teadlikult ja mida siis tehakse sellesse, nagu selle konkreetselt valuga, eks ju. Et me võime olla nii-öelda nagu 100% intensiivselt emotsioone läbi kogeda paari kuuga
ja me võime selles suhteleinas olla ka aastakümneid, et see sõltub, et mida me selle ajaga siis nüüd peale hakkame, et see on üks oluline koht, mida teadvustada, et on müüt, et aeg parandab haavad, aeg ise ei tee mitte midagi, et see, mida meie selle aja jooksul oleme siis teinud. Mõnikord on ka nii, et ja mõnikord ongi nii, et meil on nagu liiga palju seda kõike. Me natukene nii-öelda läheme sinna närvisüsteemi mõttes, läheme friisi olukorda, ehk siis me teeme automaatselt, toimime, teeme oma igapäevaelu toiminguid, võib-olla natukene keskendume mingitele muudele asjadele ja siis ühel hetkel tuleb paratamatult see olukord või mõnikord see tuleb nagu täiesti ootamatult, kus asjad ikkagi tulevad ülesse. Ehk siis ei ole, mina ei oska küll öelda siin, et mis see õige aeg on. Ja no tulen ka siia juurde kohe. Jah. Ja ma laseks sellest ajast üldse lahti, laseks sellest ootusest lahti ja lihtsalt võtaks, et mida ma saan teha, et ennast toetada, keskenduks hoopis sellele poolele. Väga oluline võti jällegi, et selle asemel, et küsida kaua, siis on küsimus, et mida ma saan selleks teha, et ennast toetada. Leina teooria ka räägib sellest, et tegelikult seal ei ole aega. Leinas ei ole aega ette nähtud, et võt nüüd selle jooksul sa pead nüüd selle protsessi läbi käima. Aga siit ma kohe nopiks tänasest jagamisest ka neid võtmekohti üles, et esiteks see, et kuidas ma saan ennast toetada, mis on see, mis minu sees toimub, millised mõtted mul on, kas ma võin ise mõtetega ennast sinna leina protsessi. Ja sa tõid ka hea näite, et kui sa näed, et mingisugune reaktsioon kordub ja kordub, ta justkui nagu ei lahene ka siis, kui sa lubad endale emotsiooni tunda, et siis on see koht, kus võtta vastu toetus siis väljaspoolt, et aru saada, mis on see koht, kus sa oled siis sealt kinni jooksnud. Sest me ei näe oma varjukohti. Meil on need kaitsemehhanismid oma varjukohtade ees on ka päris sellised nutikad, et me oleme natukene pimedad selles osas, seepärast, et on valusad kohad. Ja kogu psüühika ongi üles ehitatud selleks, et mitte minna valu sisse, mis on olnud kunagi talumatu. Et siis selleks on jällegi vaja seda järgmist osapoolt. Ja mul praegu tahabki nagu see veel tulla, et üks asi on see, et me saame ennast toetada, aga kui on ikkagi väga intensiivsed protsessid, siis kõik see närvisüsteemi jaoks on liiga palju seda, et me üksi saaksime sellega hakkama. Et on turvalised ruumid, on turvalised inimesed, kes tõesti suudavad ruumi hoida ja on võimalik nii lühikese ajaga tegelikult protsessida midagi nii mahukat läbi selliselt, et see keha jaoks on turvaline, sest see ütleb, et meie võime mõelda, et mingisugused inimesed või ruumid on turvalised, aga tegelikult keha otsustab selle, et kas ta on valmis midagi protsessima, kas ta on valmis vabastama, mis siis toimub. Aga lihtsalt see teadmine, et me ei pea üksi kõigega hakkama saama. Me võtame vastutuse ja ma ei pea nagu sõltuma alati välisest osapoolest, aga kui on midagi väga intensiivset, siis ja nii-öelda lihtsalt närvisüsteemi rahustamise tööriistad alati ainult ei toeta, eks ju, et ma panen endale eeterlikke õlisid ja lähen metsa jalutama ja kuulan rahustavat muusikat, vaid et ma vajan veel midagi, ma vajan mingit ekstra toetust, et siis on hästi oluline nii-öelda sirutuda ja küsida abi. Ja kiindumisteooria räägib ka sellest, et mis on siis eluterve lähenemine, on see, et ma usun, et saan ise ennast toetada ja ma usun ka sellesse, et kui ma vajan abi, siis ma pöördun teiste inimeste poole ja teised aitavad mind. Ja, eks see on omaette teema, see abi küsimine ja mõne inimese jaoks on see kohutavalt raske ja ebamugav. Ma tean, ma olen ise sellel olnud, et kuidagi tahaks ise väga olla see nagu hästi tubli ise hakkama saada ja sõnastada välja on keeruline, aga jah, seda on vaja teha niimoodi. Kusjuures psühholoogias räägitakse, et abi küsimine, et selle otsuseni jõudmine, et jah, ma vajan abi ja ma olen valmis seda abi küsima. Sellel pidi psühholoogiliselt olema sama võimas efekt kui see, et kui sa lähedki esimene kord, lähedki abi küsima ja abi vastu võtma. Ja ta justkui annab, see annab nagu mingisuguse väe või kuidagi, et sa teed selle otsuse ja tegelikult siis hakkab juba midagi toimuma. Mingisugune muutus hakkab juba siis ennem, kui sa jõuad selle inimeseni või kuskile õige ruumini,
siis juba hakkab toimuma, sa nagu selle otsusega võtta abi vastu, sa päästad ennast tõepoolest. Super, nii, kuidasmoodi me võtame tänase olulise teema kokku, millest kindlasti on võimalik väga mitme külje pealt rääkida, et ega see suhtelein on, nii nagu sa ka välja tõid, mõjutab, tuleb ju meie lapsepõlvest, meie varasematest suhetest, viimasest suhtest, et tal on niivõrd palju erinevaid kihte kuni identiteedi tasandini välja, eks ju, kes ma siis olen, mida ma tahan, mida ma vajan. Väga-väga selline suur ja väga põnev teema. Kuidas muidu sina tänase vestluse kokku võtad? Mulle tundub, et hästi oluline on, kes iganes seda praegu kuulab, on kuulanud, õppida ennast siis märkama, et mis tegelikult minu erinevates suhetes toimub. Hakata vaatlema iseennast kõrvalt. See ei tähenda, et kohe midagi ilmtingimata valesti on või kuidagi peaks partneriga kohe midagi kommunikeerima. Nii, nüüd me oleme suhteleinas, nüüd on need asjad, vaid õpi ennast märkama. Mis on need asjad, mis sind käivitavad? Võtta see vastutus, kommunikeeri vajadusel, kui sa tunned, et see on midagi sellist, mis tõesti on vaja selles suhtes välja kommunikeerida. Ja vaata siis, et mis on see muutus, mida sina saad luua, et kas sellest igatsusest on võimalik kuidagi tulla selliselt praegusesse hetke, et sa hoopis tunned, et sa oled tänulikkuses. Ja igatsusest jõuda sinna ühendusse tagasi iseendaga kõigepealt, sest kui me endaga ühenduses ei ole, siis me ei saa ka partneriga mitte kunagi ühenduses olla. Et kuidas ennast mis on need asjad, mis mind käivitavad, kuidas ma saan ennast toetada, et ma saaksin rahuneda, et ma saaksin rahulikust kohast kommunikeerida partnerile vajadusel ja siis otsustada, mis on see muutus, mida ma tegelikult vajan. Kas ma üldse leinan nüüd? Võib-olla ma nüüd enam ei leinagi, võib-olla ei igatsegi enam ja võib-olla ongi kõik väga hästi ja saan armastavalt edasi minna koos partneriga. Ja võibki olla niiviisi, et ma olen leinanud mingi aeg, samamoodi see lugude rääkimine või me jääme sinna minevikku kinni, et mul siis oli valus, sest ma leinasin ja ma muudkui räägin endale, et ma olen ikka leinas, aga tegelikult teha see check-in, kas see päriselt vastab tõele praegu, et mida ma siis tegelikult täna tunnen ja mis see reaalne olukord on. Super. Tagunii. Meie tänane tund aega suhteleinast on märkamatult möödunud. Ma olen hästi tänulik, Kristiina, et sa võtsid selle aja, et täna siia tulla, see tunnikene jagada. Tänulik ka selle võimaluse eest dialoogi teha, arutada olulisel teemal ja tänan sind, kuulaja, vaataja, kes oled samuti võtnud aja ja ka sind, kes saatsid oma küsimused ka ette ära. Aga järgmiste kohtumisteni. Ja tšau!